Salve, millal see poolesaks ka rahaga tuleb? Tuleb või ei tule, eks me seda varsti näha saa. On imelik küll, kuidas see jutt on laiali läinud nagu kulu tuli. Nüüd enam muud juttu kuskil ei kuule kui minu lotovõidust. Ja paar meest on isegi juttu teinud raha laenamisest ja no eks seda oligi arvata, et need rahaneljased nüüd siia kokku jooksma hakkavadki. Oi jah, meister, rahalaev tuleb. Ja nii rätseb põrk. Otsige noos välja. Raha on siin, lugege üle. Hästi. Loos on siin. 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Aga kus siis 2000 jäävad? 20% jäävad ju mulle. Ei, see ei saa olla. Ega siis 20% ometi 2000 rubla välja ei tee. Kas te sugugi rehkendada ei oska? Ei, see ei ole võimalik. 20% 10 000 maha ja alles 8000. Te olete mind petnud. Miks te enne ei öelnud, et seda nii palju välja teeb? No teadsin siis mina, et te nii rumal olete. Mina mõtlesin, et te olete lahke mees ja kergelt saadud raha juures soovite, et ka teised raha teeniksid. Hästi. Mis selles ikka? Las ilm elab. Olle ta siin küll ja küll. Kõike head siis. Sa peaksid selle rahaga nüüd ettevaatlikumalt ringi käima. Neid rahanäljaseid luusib siin ümber maja nagu hullu. Esimesed kirjadki juba kohal. Nagu nii tahavad laenu saada. On siin seda raha jätku. Härra Rätsepõkk. Tere õhtut! Härra Õhk. Ja mul on see suur pere ja 8 last ja mees ei jõua meid enam, ta me linna ka kolida, aga mees ei jõua meid maal toita, ja kui maale jääme, siis tuleb ta kindlasti kurvastusest ära. Jumala keeli palun teid mulle 200 rubla laenata. Ei jõua enam oma lapsi ära toita. Tere. No ehk elatab mõni laps ennast nagu ise ära juba. Kõige vanem ju ainult 10-aastane. Aga kõige nooremat on ju siis rinna otsast, nende peale ei tulu ju midagi. Ei, no kõige noorem 4-aastane. Oot, aga mis siis kaksikute nimed ka on? Kaksikud? Jah. Mul ei ole ühtegi kaksikut, kõik on üksik, kõik 8 üksikut. Oot, arvutagem siis kokku. Kui kõige noorem 4, 5, 6. No ei tule kuidagi 10 välja. 8, tähendab. Ja no, mul oleks arvestamine siis ise ka sassi. See ikka siis 7 on. No, mulgi läks sassi. Aga kui te nüüd mulle seda 200 rublat ei saa laenata, siis te äkki mõne rubla niisama mulle annate. Vaadake, niisama ei anna ma mitte midagi. Kui 8 silma sünnib, tulge uuesti tagasi. Seniks kõike head. Jotahe. No sellistega peab küll südame kõvaks tegema. On terekes ka! Kus sina siis ka tuleb? Ma sain oma kontrakti kaardi ära sinu kätte. Pane ära ja! Ma ei saa nüüd küll midagi aru, mis jutt see on? Vaata, see Meelimäe märk kipub mulle liiga tegema. Ära võtab talu käest. Mida see Meelimäe märk teeb? Sa maksa talle raha ära ja võta obligatsioon enda kättega. Räägi uuesti, ma ei saa ikka veel midagi aru. Ma seletan. Valla valitsusele ja Meelimäe märki käest on 2000 rublaline obligatsioon. Märk on selle üles ütelnud ja tahab raha kätte saada. Et mina maksku raha ära ja võtaks obligatsiooni endagi. Nii vist oli ja talu on nüüd haamri all ja Meelimäe märk tahab selle välja osta. Jah. On see talu ikka sinu nimel? Ikka minu, talu on juba ammu minu nimele tehtud. Jah.
Ja kui palju see talu ka maksab? No, mis ta maksab? No, 4000 rubla. Ja kui sa selle talu ära ostad, saab veel 2000 rublalise obligatsiooni peale juba. Ja. No ega talusid iga päev ei anta, jah? Hästi. 1000, 2000, 3000. Ja siin on teile 4000 rubla. Ja, paberid on siin massis tähe. Kas see nüüd ikka õige temp sai tehtud? See Joovika Juhan ei ole õige inimene. On, kui tal häda nii suur on. Kas see talu üldse on tema nimel? Vanaperemees elab ju veel. No on, ise kuulsid ju, et ta väitis, et talu tema nimel alla tehtud. Talu sain ja näed obligatsioonid ja raha jäi veel alleski. No ole selle rahaga ettevaatlikum. Kui sa niimoodi igale poole seda pillud, on see varsti otsaski. Kas sul õhtaks üldse midagi alles jääb? Mul seda siin veel küll ja küll. Ma enne kuulsin, et uks käis. Minu meelest käis Postimees ja tõi sulle kirju juurde. Oot. No ongi. 3 kirja juba jälle. Nii, nagunii tahavad kõik laenu saada. Nagu ikka, härra Rätsepõrk. Vaatame. Austatud suguvend, häda ja pärja kaevu. Mis ma teid ikka palun? Ja juhul, kui see täide läheb, oleks see kõik ootamata ime. Aga imetekusid sünnib maa peal iga päev. Minu vana isa oli eluaegne mõisa aida. Igav jutt. Võtame järgmise. Väga huvitava käekirjaga. Väga huvitav. Latvakar Kratsep Oku. Mina olen laplane ja kirjutab teile Excel lugu. Et see ma ei saa sõnagi aru. Kõik on läti keeli siin. Ahah. Siia lõppu on veel kirjutatud obligatsioon. Ju tahab mulle oma obligatsiooni kaela sokutada. Ahah, lõpp on ka eesti keeli, et laenake minnu 600 rublit. Kitan teid kirks ja kertsis. Noh, eks need kirikus ja kõrtsis kiitajaid ole sul teisigi. Või sul seda lätikeelset kiitust tarvis? Igale mehele kuulub iga kiitus ära, olgu või lätikeelne. Ikka, Rätsepõrk. See lausa naisterahva käekiri. Nuhegi mann. Häda ja pärja kaevu. Ma palun alandlikult, laenake mulle 2000 rubla õmblusmasina ja muude tarvilike asjade ostmiseks. Jumal saab teie headeo eest õnnistama ja aegapidi tahan ma teile laenuga tänuga ära tasuda. Noh, tuleb ikka head inimest aidata. No palju sul seda üldse veel alles on? Noh, 1000 vast on järgi. No kui sa niimoodi edasi jagad ja igale kirjasaajale muudku raha jagad, on see õhtuks otsaski. Vaat see on hea asi, et 4000 sai paika pandud. No talun ikka väärt kaupa. Just. No mis hullu tembuga teie nüüd hakkama saite, Rätsepõrk? Kuidas nii? Joovika Juhan tuli mulle poodi kinnitust tegema, teie tema talu olete ära ostnud. Te olete kõvasti petta saanud, talle ei ole talu ega muud, talu on ikka vana peremehe nimel. Aga Juhan ise väitis, et vana peremees talu tema nimele kirjutanud. Ja mina olen selle eest 4000 rublagi välja maksnud sulas. Kahju küll, armas Liigimäe. Ta pettis teid. Ei, see ei saa olla. Jaa, vana peremehe nimel on talu. Ei, Karavansikud, te olete meid petnud. See ei saa olla. Makske mulle näälamaid raha tagasi, ma ei tahagi nende talu. Hilja juba.
see raha kõik, mis te talle andsite, on võlausaldajad juba nagu kaarnad laiali vedanud. Aga see 2000-line oblikatsioon on ju see rikka alles. See maksab ka midagi. Härra Mansikut, tooge mu raha tagasi. Härra Mansikut, mis obligatsioon? See on ju sulase teenistuse kontrakt. Jagava mõisa kandikoha rendikoha kontrakt. Meister, nüüd on rahast ilma. Härra Mansikut. Mina vaata, kui palju külalisi teil siit käib. Suur hulk raha meie katuse all. Ei julge selles majas enam elada. Mina kohe kordan meid, Karmantsi. Ärge kartke midagi. Ei ole mul enam seda raha. Võite julgelt olla. Oh, pidi ma teile üldse selle loterii kinkima. Ainult pahandust on toonud teine. Ma olen kõigest sellest nii väsin. Kas te soovite kohvi? Te ei ole täna ju veel hommikusti söönud. Seda võtaks küll. Kohe lähen toon. Teate, Reiliani, ei too see suur hulk raha, õnne, midagi. Ma olen ikka oma liistude juurde ja see tähendab rätsepaks edasi. Reiliani, äkki teil oleks tarvis midagi õmmelda? Midagi peenemalt pesu või? Ikka rätsepa härra. Pealegi, ma ju ütlesin teile, ega see suur raha õnne too. Just. Väga hea.